Tere õhtust, head spordisõbrad! Tere õhtust! Tervist! Seekordses saates Spordisõbrad on meil ka mõningad uuendused. Kõigepealt me kindlasti loosime välja jalgpalli, nagu eelmises saates lubatud. Samuti on mul siin selja taga siis väike ennustusvõistlus. Hakkame siis omavahel mõõtu võtma, sest kuna see nädal on niivõrd palju uusi põnevaid lahinguid spordiväljakutel aset leidmas, siis vaatame siis, kes meist kolmest kõige paremini spordiennustuses hakkama saab. Aga muidugi lõppenud nädal oli ka väga põnev. Just, et räägime täna saates kindlasti hästi palju jalgpallist, sest toimusid nii meistrite liiga mängud, Euroopa liiga mängud kui ka Eesti meistriliigas 5. voor. Ja kahtlemata tuleb juttu ka korvpallist, kus siis lõppes Kalev Cramo jaoks Balti liiga ja nad pidid siis tunnistama Riia VEF-i paremust. Nii on ja tegelikult tänases saates veel väga palju teemasid ja väga palju spordialasid siia mahub ja mahub siia ka kurling, sellepärast et proovisime ka ise ära, järjekordse eksperimendi tegime siis kurlingus. Oli eile selline naljapäev, 1. aprill ja proovisime Eesti tippude vastu, et kuidas meil läks ja saate lõpus siis kindlasti kurlingust juttu tuleb palju, aga kui kurlingust üldse rääkida, siis väga kihvt ala, mina soovitaks küll kõikidel see ise ära proovida. Tõepoolest, et mind tegelikult väga üllatas see, et see mäng osutus, nii põnevaks ja samas ka lõbusaks, eks alati oleneb ka seltskonnast, aga selline ka tegelikult ju meeskondlik mäng, minnakse koos kohale ja mis kõige tähtsam, et ka algajale ta ei ole liiga keeruline, et meie saime ka ju tegelikult väga ilusti hakkama, nagu me saate lõpus ka näeme eksperimendis. Kuigi algus oligi natuke ikka hirmutav see, et kuidas sa seal jää peale lähed ja see libisemise faas ja kõik, aga siuke tore seltskonnamäng ja põnev oli. Küll me ei häirinud absoluutselt ja ma ei tea, ma teeksin küll uuesti. Nii ta on ja olgu siis ka SL Õhtulehele tänusõnad öeldud, et kes pani trükkis ära siis meie saate ilusti. Siin on täiesti olemas. Arbet kaotas vistevõistluse saatejuhile ja nii täpselt oli ja tegelikult kui korvpallis meie eesmärgiks oli lihtsalt Arbetil ära teha, siis kurlingus on meie eesmärgiks jõuda muidugi Sotši olümpiamängudele ja vaatame siis, kui reaalne see tegelikult üldse on, et eestlane jõuaks olümpiale. Esimesed olümpiamängude medaliomanikud kurlingus ehk jääkeeglis selgusid juba 1998. aastal Naganos, kuid tegelikult on jääkeegel juba väga vana olümpiala. Näidisalana on jääkeegel taliolümpiamängude kavas olnud koguni 7 korral ja esimest korda juba aastal 1924. Seni pole eestlased veel olümpiale jõudnud, kuid soomlastel on näiteks ette näidata Torino olümpiamängudelt meeskondlik hõbemedal. Ma saan aru, et teil kõigil on tegelikult olümpiarõngastega vormid seljas, et kas on lootust, et mõni Eesti meeskond jõuaks ka olümpiale kunagi? Lootust on kindlasti, lihtsalt selleks tuleb jõuda MM-ile. Okei, aga kui raske sinna jõuda on? No ütleme nii, et natuke tuleb vaeva näha, et praegu Eesti on EM-i B-divisionis ja et saada EM-ile tuleb saada A-divisjoni 8 parem hulka ja sellega MM-ile. Kui oled MM-ile korra pääsenud, siis sellega saad olümpiakvalifikatsiooni punkte. Sellele Sotši olümpiamängudele nagu on üsna raske pääseda. Et kui just tuleval EM-il detsembris ei saada nüüd MM-ile ja nii edasi, aga jah, Sotši on ebareaalne, aga tulevikus kindlasti mitte, et võib saada muidugi. Vot selline väga põnev spordiala on kurling ja soovitame tõepoolest siis kõikidel ära proovida. Meie proovisime ära ja saate lõpus siis järjekordne eksperiment ka vaatajateni jõuab, aga mis jääaladega jätkates, siis tegelikult Glebova 13. koht MM-il näitab, et võib-olla selline treeneri vahetus, mis on nagu Kaia Kanepi puhul oli, et Kaia vahetab siin treenerid nagu sokke, eks. Siis Glebova puhul see õigustas ennast, et 10 aastat töötas ta koos Anna Levandiga, siis vahetas treenerit ja nüüd tuli läbi aegade parim tulemus. Just, et Glebova näitas maailmameistrivõistlusel väga ilusaid sõite, tasuks siis väga väärt 13. koht, natuke esikümnest puudu, aga tõepoolest, et treeneri vahetus selles mõttes ja ka keskkonnavahetus, treeningkoha vahetus, see toob tihtipeale kaasa palju positiivset, just nagu võib-olla mitte see, et eelmine oleks halvem, vaid see, et toimub mingi muutus ja seeläbi suudabki võib-olla sportlane ennast kuidagi paremini kokku võtta või endast rohkem anda, nii et tõepoolest suur rõõm Glebova esituste üle ja loodame, et ta suudab selle hooga jätkata. Okei, aga kui Gleboval oli muutusest kasu, siis minul on praegu tõeliselt raske näha, millist kasu on Kaia Kanepil treeneri vahetusest, sest
enne Silver Karjust oli mõõnas, võib öelda. Karjusega ta tõusis täiesti tippu ja nüüd oli raskem hetk, viskame jälle ära. Me ei tea, mis seal telgitagustel toimus muidugi. Võis olla mingi suurem lahkheli kui see, mis nüüd on välja tulnud, aga ikkagi on natuke arusaamatu. Selles mõttes on tõesti natukene veider see treeneri vahetus, et tegelikult sujus neil koostöö väga hästi ja Kanepi tulemused läksid järjest paremaks. No nüüd oli väike vigastuspaus ja pärast seda veel Kanep ei ole ennast leidnud, aga tegelikult Karjusega nagu koostöö sujus hästi. Samas ka treenerite vahetus, see ei ole midagi väga imelikku ja nüüd Karjusega sai juba üsna pikaks kujunes see koostöö ja taas kord mina ei näeks siin suurt traagikat, et kui ta õnnestub leida uus treener, siis... Eesti mõistes on see ikkagi suhteliselt pretsedendikas just lugu, kus tõesti, et sa vahetad ikkagi nii tihti neid, kui ma vaatan, mul on siin isegi see nimekiri olemas, kus tõesti 2001 oli Tiit Kivistik, siis Andrei Luskin tuli Rootsi tuua, siis Giacopelli, siis Luka Pino ja nii edasi, et Mait Künnap, see nimekiri on nii pikk. Ühest küljest küll, jah, ta sai igalt poolt nagu väga häid kogemusi, igalt poolt on midagi nagu kindlasti kaasa võtta, aga teisest küljest, et Kanepi eesmärke teades, siis ma ei tea, kas see ennast õigustab, et eks seda näitavad nüüd järgmised turniirid. No väga tähtis on see, et nüüd suudetakse ikkagi üsna kiiresti leida talle uus juhendaja, et praegu küll Andrei Luskin teda aitab, aga ta ei ole pühendunud Kanepiga tööle 100%, vaid lihtsalt nii palju kui jõuab. Seega tipptasemel läbi lüüa, sul on vaja pidevalt, et treener oleks su kõrval ja aitaks sind, juhendaks. Et seega loodame, et Kanepi siiski leiab kellegi õige pea. Aga üks suurepärane tulemus on küll ju sööin ette näidata sellest nädalast, mis siis oli, et Marek Niit uuendas 100 meetri Eesti rekordit. Jah, Niit jooksis siis 10.19, eelmine rekord oli 10.21 ja ütles Niit pärast võistlust, et vorm on niisugune keskpärane, lihtsalt superstart ja superjooks tõi siis rekordi, et raske on aru saada, kuidas saab vorm olla keskpärane, kui oli superstart ja superjooks. No Niit ongi selline mees, et hooaja alguses ongi parimas hoos, et tegelikult eelmine aasta ta jooksis ka just avastardis kohe Eesti rekordi. Kuigi praegu tal ikkagi on ütleme siis hooaja vaheaeg, et oli sisehooaeg just lõppes ja varsti on hakkamas siis välihooaeg, aga praegu ikkagi peaks tippvormini veel aega olema. Ta ütles, et vastupidavus on olematu hetkel. Nii on, igal juhul neid põnevaid sündmusi tegelikult oli nädalal veel, et kahtlemata korvpallist ei saa ka üle ega ümber, sellepärast et PC Kalev Cramo ju tõepoolest Balti liigas üllatas, näitas, et võib-olla psühholoogiliselt oli meeskond küll valmis võitma. Lihtsalt võib-olla oskuste tahe jäi natukene seal ikkagi, vennad tulid ja panid ära lihtsalt. No ütleme nii, et Kalev Cramo tõepoolest üllatas positiivselt, sest tegelikult kõik need mängud VEF-iga mängiti väga hästi ja viimases kohtumises Riias oli tegelikult lähedal ka võidule ja ütleme, poolaeg võideti ja isegi pärast kolmandat veerandaega veel juhiti, kuigi seal kolmanda veerandaja lõpus juba lasti VEF üsna lähedale ja eks seal natuke ei vist puudu ka õnnest selles mõttes, et üsna hästi tabasid VEF-i mängijad kolmeseid just viimasel veerandajal, samas mängiti need kohad ka hästi välja, seega tõepoolest tegelikult väga kahju, sest poolfinaal oleks ikkagi suurepärane tulemus Kalevile pärast eriti sellist, ma ei taha öelda nigelat hooaega, aga ütleme, ühisliigas eesmärgid päris ei täitunud, kuigi saadi 2 väärtuslikku võitu ja ka Balti liigas siin tuli põhihooajal päris palju rumalaid kaotusi ja paljud kirusid Kalevit, aga need mängud näitasid, et Kalevil on tegelikult sisu ja loodame, et suudetakse siis realiseerida see Eesti meistriliigas. Jah, juba see nädal tegelikult on ju järjekordne lahing, et Tartu ja Kalev Cramo siis omavahel, et me saate lõpupoole siis ka tegelikult teeme väikse ennustusvõistluse, et kuidas siis kumb võiks nagu meie arvates võita, aga olgu ette ära öeldud, mina arvates tegelikult vaadates Kalevi mängu, siis mänguliselt on kindlasti Kalev parem kui Tartu, aga tegelikult seda püssirohtu nagu ei jätku, et ma ei tea, mulle tundub, et et Tartus käib ikkagi selline metoodiline töö, eks, et ma tean, et jõualasid õpetab seal tuntud Peep Päll, eks, et on nagu kogu aeg mingi metoodiline uuendus käib, et Kalev nagu ikkagi juba mitut hooaega järjest hooaja lõpus on sama probleemi ees, et see jõudu ei ole lõpuni.
sa mainisid seda särtsu, mida tegelikult oli näha ka natukene selles VEF-i viimases mängus, kui tõesti siis viimasel veerandajal jäi just sellest pikkade meeste jõust ka puudu, et Bamba küll üritas seal, aga vot sellise hetk, kus tegelikult võib-olla oleks olnud vaja Varbanovit veel korvi all, et me küll rääkisime enne pikalt, et saadame selle mehe minema, aga nüüd, kui on kehade puudus korvi all, siis oleks tegelikult vaja ja särtsu puudumine oli näha ka selgelt sellest, kui Sandis Valters ja Kristaps Janitsenoks said vabadelt kohtadelt viskele ja panid lihtsalt ära, et see teravus jäi puudu ja vead olid meil täis. No tegelikult tulles tagasi veel selle Tartu juurde, siis tõepoolest Tartu ju tegelikult oskab nii-öelda kõige paremini Kaleviga mängida. No, seda on näidanud kõik aastad, et ei teagi, et milles seal täpselt see asi on, eks muidugi tuntakse vastast läbi ja lõhki, aga Kalevil on alati olnud Tartuga probleeme, et kas see on nüüd ainult füüsilise ettevalmistuse ja hooaja lõpu taga, ma isegi nii palju ei ütleks, et tegelikult ka hooaja siseselt põhiturniiri jooksul alati Tartu oskab, ütleme, Kalevi vastu väga hästi tegutseda. Kolmapäeval 4. aprillil siis lähevad Tartu ja Kalev vastamisi siin Tallinnas, aga noh, tõepoolest, et Kalev mängisid nagu mehed, aga kui me läheme naiste korvpalli juurde, siis mis seis on, Maks, et ma ei ole jõudnud naiste korvpalliga ennast kurssi viia päris täpselt. Naiste meistriliigas on juba selgunud finalistid, aga vaatame nüüd üle, kuidas möödusid poolfinaalkohtumised. Naiste korvpalli meistriliiga on jõudnud otsustavasse järku ja selgunud on finalistid. Nähtavas kohtumises alistas Tallinna Ülikooli naiskond teistkordselt Tartu Ülikooli. Kui avamängus oli pealinna naiskond Tartus peetud kohtumises 15 punkti visanud Birgit Püü juhtimisel võitnud 70-50, siis nüüd vormistati 22 punktiga parimaks tõusnud Mirjam Nikolai vedamisel võitnumbritega 83-51. Tallinna Ülikooli vastaseks finaalis on põhiturniiril võidutsenud Eklex, kes sai 2 korral jagu Audentese spordigümnaasium noortekoondis naiskonnast. Esimene mäng võideti 76-58 ja teine 80-67. Võidjate resultatiivsem oli mõlemas kohtumises Kertu Jallai vastavalt 16 ja 15 punktiga. Põhiturniiril kohtusid Tallinna Ülikooli ja Eklex 4 korral ning mõlemad said kirja 2 võitu. Kõige rohkem selle naiste meistriliiga juures meeldib mulle see, et üks võistkond on siis seelikutes, et seda on tõesti nauditav jälgida, et kuidas siis tüdrukud seal seelikutes hüppavad. Just, et peaks teinegi kord minema kogu spordisõprade tiimiga sinna. Jah, et võib-olla järgmine eksperiment, miks mitte seelikutes naiste vastu korvpallis. Aga igal juhul korvpallis on väga põnevaid lahinguid aset leidnud veel ja näiteks üks suurimaid vastasseise tegelikult korvpallis on praegust ikkagi Ateena Panathinaikos ja Tel Avivi Maccabi ja ma ütlen, ma olen kõiki neid mänge näinud selles seerias, praegu on seis siis 2-2 ja tõeliselt põnev seis. Just, aga ütleme, kui siin ennustada, kes sellest seeriast ikka lõpuks võidukalt väljub, siis mina arvan, et selleks on Ateena Panathinaikos. Seda räägib ka sinu roheline vorm, eks, et sa oled selgelt Panathinaikose poolt ja noh, põhjus on ikkagi Jasikevitsus, eks? Ei, just. Šarunas võtab selle mängu enda kanda, kui peaks jääma asi lõpu peale, aga siiski Panathinaikos mängib kodus, nii et usun, et nad suudavad Tel Avivi klubi. No mina olen täiesti Tel Avivi meeskonna poolt, sellepärast, et nad on tõeliselt hästi mänginud ja neil lihtsalt eelmises mängus jäi realiseerimata Sortšanitise ja Papalukase selline koostöö ja teatud nüansid lihtsalt ei tulnud välja seal kodusaalis, aga ma arvan, et nad just üllatavad, nii nagu nad tegid seda ka näiteks David Blue siin mõned seirad. No ma arvan, et neil ei tule taas kord välja, nii et sinu ennustus suure tõenäosusega on vale, aga sul on siis õigus oma arvamusele. Eks lõplik tõde jääb siis Jaanile. No mina arvan ka, et Panathinaikose tagamehed on niivõrd võimsad ja kodumäng on see, mis nad võidule viib ja seeria võit 3-2 Panathinaikosele. Okei, aga Eesti korvpallis on ka tegelikult väga põnev vastasseis ja Kalevi ja Tartu vastas. Ma arvan, et tartlaste põhiküsimuseks saab siin ikkagi see, kuidas suudetakse Bamba fall neutraliseerida, sellepärast, et kui nad suudavad kaitses Bambale nagu vastu saada, siis on kõik võimalik, aga kui Bamba hakkab lammutama, nagu ta tegi seda tegelikult ka VEF-i vastu, siis ma arvan, et tartlastel suuri šansse seal ei ole. Ma arvan ausalt, et isegi kui nad Bamba kinni saavad, siis tuleb kuskilt mujalt see leke sisse ja Kalev võtab sealt selle võidu, sest viimased mängud on Kalev näidanud tegelikult päris ilusat minekut. Ja ma julgen küll nende VEF-i mängude põhjalt öelda, et Kalevile tuleb võit. Jah, seekord pean ka mina Jaaniga nõustuma, kuigi mulle väga ei meeldi seda teha, aga kuigi me enne kiitsime Tartut, et nad oskavad hästi Kalevi vastu mängida, siis tundub, et Kalevi hoog on nii hea praegu, et siit tuleb võit Kalevile. No tundub, et mul järgmiseks nädalaks on siis peate mehed kõvasti välja tegema, sest ma panen siis Tartu, et siis oleks nagu see seis ikkagi meil
normaalsem. Aga Eesti-Soome mängivad jäähokit muide ja tegelikult ega peab tunnistama, et juba 8. aprillil siis on aset leidmas suur jäähokimatš ja tegelikult jäähokimatše leiab aset päris mitu, et Eesti mängib ka Riia Dynamo vastu ja Eesti mängib ka Rootsi vastu jäähokit, suhteliselt sellised ajaloolised vastasseisud, nii et tegelikult me võiksime ka seal mingisuguse eelvaate teha, sest ma arvan, et eestlastel suuri šansse muidugi ei ole. Ma kindlasti olen nõus, et Soome võidab, aga soomlased ei tule ka täiskoosseisus ja võib-olla mingisuguse tulemuse võiksime küll ennustada, et mis tulemusega see mäng võiks lõppeda. Soome on kindel favoriit minu silmis ja eks isegi nende, ütleme, teine või kolmas rivistus on selline, mis peaks meie meestest hetkel üle olema. Kui ma pean seisu ennustama, siis ma arvan, et 1-5 Soome kasuks. Et loodan, et see üks värav meil ikkagi tuleb ja Soome siis ka päris teerulliga üle ei pane. Jah, mina usun ka, et Eesti lööb ühe värava ära vähemalt, et pakuks siis 7-1. Okei. Päris head pakkumised tegelikult, ma panen siis 1-6, nii et loodame, et eestlased saavad vastu Soomele vähemalt mänguliselt. Aga kui jalgpalli juurde minna, siis tegelikult üks Eesti mees, Ragnar Klavan on tegemas suuri tegusid Euroopa liigas. AZ Alkmaar alistas siis Euroopa liiga esimeses veerandfinaali kohtumises Valencia, et sellise Hispaania Hiiu suutsid nad lausa alistada 2-1 ja Alkmaaril on omad võimalused edasipääsuks täiesti olemas, isegi head võimalused. Selleks tuleb lüüa võõrsil, tegelikult võib ka viigi peal hoida, aga ütleme, südame all oleks julgem tunne, kui tuleks neil vähemalt üks värav ja siis peab juba Valencia 2 lööma. Nii on ja tegelikult UEFA meistrite liigani jõuda, siis seal tegelikult on nagu kõige põnevam vastasseis, kus siis Milan mõnes mõttes ikkagi üllatas esimeses mängus ja ma võiks öelda nii, et kui nüüd Milan lööks ühe värava ära järgmises mängus, siis Barcelona peab järelikult lööma 2 väravat. Vot see tuleks sellele mängule nagu tohutult kasuks ja ma siiralt loodan, et Milan selle ühe värava ära lööb, et siis saab nagu näha tõelist tulevärki Barcelona poole pealt. Mina loodan täpselt seda sama, sest kindel on see, et kui ütleme, Barça tuleb ikkagi täiega peale, kui nad on vastu seina surutud, et 1-0 kaotusseisus, siis hakkab sealt ka väravaid tulema ja miks mitte ei suuda siis ka veel Milan vastata uuesti, nii et tuleks selline väravate rohke mäng ja tõesti nauditavat jalgpalli saaks vaadata. Ma ikkagi ütlen, et Milanil oli kõvasti õnne ja tähendab, neil olid omad võimalused muidugi mängus, aga Barcelona on hetkel selgelt parem ja ma tuletaksin meelde just seda, kuidas Milan alistas kodus Arsenali esmalt 4-0 ja siis sai võõrsil 3-0 sauna, et ma arvan, et Barcelonale on siit võit ära tulemas. Okei, aga mina arvan, et suhteliselt ikkagi kaitses istutakse seal nendes mängudes ja arvata võib, et kuna ma loodan siiralt, et Ragnar üllatab seal ja teeb hea mängu, siis 1-0 võiks AC võita ja siin ma loodan siis seda 2-1. Jah, selles mõttes, et seekord minu arvamus taas kord erineb sinu omast natukene. Kuigi Klaavan, ma loodan, teeb ka hea mängu ja hoian ka kindlasti pöialt Alkmaarile, siis ma kardan, et Valencia võtab siit võidu ja pääseb edasi, nii et pakuks siis Valencia kasuks 2-0. Just tahtsin ka mainida tegelikult, et võiks tulla eks me loodame ikka, et AZ teeb midagi head, aga tahtsin ka 2-0 öelda, aga Maksimiga on ju võimatu nõustuda, nii et Valenciale tagab edasipääsuga 0-1 võit, nii et ütlen Valenciale 1-0 või siis 0-1. Jah. Okei, aga tõepoolest Milan, Barcelona, et siin see on ikkagi see, ütleme siis nii, et see on see seis, mis võib, sinu kõikidest ennustustest kõige paremini tõenäolisem. Jah, aga ma arvan, et Barça lööb 3 väravat, nii et 1-3. Mina ei julge Milanile sealt väravat lubada, kui just ei juhtu see, mis juhtus alagrupi mängudes Milan-Barça vahel, kui kohe Pato lõi vist 25 sekundi järel värava. Et ma arvan, Barça läheb niisuguse hea valmisolekuga ja 2-0 Barçale. Okei, sellised on meie ennustused ja vaatame siis järgmine nädal, et kes meist tegelikult kõige rohkem täppi pani. Ega teil suuri lootusi ei ole, te panite ikka suht huupisi, ma vaatan, aga... Ei, tegelikult vastupidi. Ma arvan, et minu ennustused on kõige paremad, aga seda me saame tõesti kontrollida järgmine nädal. Aga võib-olla räägiks natukene veel ka teistest meistrite liiga kohtumistest, et näiteks Müncheni Bayern võiks öelda, et on juba ühe jalaga poolfinaalis. Jah, kindlasti, et
Marseille alistati siis võõrsil 2-0 ja väravaautorid Gomes ja Robben. Marseille tegi olukorda raskemaks, et põhiväravaht oli puudu, oli vist lausa 3. väravaht raamide vahel ja sealt esimese värava puhul oleks võinud küll öelda, et oleks pidanud tegelikult selle Gomese löögi tõrjuma. Ja samuti on ka Real Madrid tegelikult üpris kindlalt juba poolfinaalis. Väga kahju Apoelist tegelikult, et suudeti vastu panna üle 70 minuti ja siis lõpus lasti 3 väravat ära lüüa, ehk siis tõepoolest võiks öelda, et see seeria on ka läbi. No see on jalgpall, ega seal ei olegi midagi teha, et ma ikkagi ütlen, et Apoel ei väärinud selles mängus rohkemat kui kaotust. Vapralt võitlevad, aga midagi pole teha. Ja muidugi mind huvitab teine kohtumine Benfica-Chelsea, kus Chelsea võttis võõrsil 1-0 edu, et loodan, et Chelsea hoiab Inglise lippu kõrgel ja saab edasi. No üks üllatav tulemus oli ka Eesti meistriliigas, kus siis Kuressaare üllatas FC Florat tegelikult. Jah, uskumatu, et alistada Flora, kes siis mängis koduväljakul 1-0 ja ma ikkagi arvan, et Eesti meistriliigas saab otsustavaks siin Kalju, Levadia, Flora omavahelised mängud, aga sellised tulemused kindlasti ei aita kaasa. Jah, et kui meil on 5 amatöörvõistkonda ja 5 sellist profitasemel treenivat meeskonda meistriliigas, siis ilmselgelt need amatöörmeeskonnad võivad üllatada neid, aga jah, see tõeline tõde selgub ikka seal selle kuldse kolmiku juures. Aga tegelikult, kui rääkida veel, mis toimub siin eeloleval nädalavahetusel, siis Tallinnas toimuvad TTÜ spordihoones Palusalu mälestusvõistlused noortele ja tegelikult eestlastel on seal väga suured šansid, vähemasti noorte tasemel on maadlus meil pead tõstmas taas ja vaatame siis, mis siis eeloleval nädalavahetusel maadluses toimumas on. Eesti spordiajaloo läbi aegade üks suurimaid kangelasi Kristjan Palusalu võitis 1936. aastal Berliini olümpiamängudelt 2 kuldmedalit. Kuna ta tuli olümpiavõitjaks nii Kreeka-Rooma kui ka vabamaadluse raske kaalus, siis on Palusalu nimi kirjutatud kuldsete tähtedega kogu maailma spordiajalukku. Tänavu möödub Kristjan Palusalu kuldmedalite võidust Berliinis juba 76 aastat. Et seda väärikalt tähistada, korraldatakse 7. aprillil TTÜ spordihoones Kristjan Palusalu mälestusvõistlused noortele Kreeka-Rooma maadluses. Osalema oodatakse ligi 300 noort maadlejat. Neiud võistlevad 4 kaalukategoorias ning noormeestele jagatakse välja koguni 26 medalikomplekti. Nõmme igivanas ja päevi näinud endises Miilitsa kooli võimlas valmistuvad suurvõistluseks Kristjan Palusalu spordikooli noored maadlejad. Kristjan Palusalu spordikoolis tegelevad noorte ettevalmistamisega suurturniiriks maadlustreenerid Raivo Kiilström ja Meelis Mäekalle. Kuskil 3-4 poissi on väga andekad selles suhtes, kes siin on praegu tulnud juba Eesti meistriteks, eks ole, õpilastel ja loodame, et lähme nüüd kadettidel ja samad poisid võidavad ka siis. Üks suurimaid maadlustalente on treenerite hinnangul kuni 42 kilogramista noormeeste valitsev Eesti õpilasmeister Hans Huku Leitham, kes õpib Gustav Adolfi gümnaasiumis ja sai hiljuti 12-aastaseks. Ambitsioonikas noormees ei varja, et soovib saada olümpiavõitjaks. Mille poolest sa nii tugev oled? Ma arvan, et mul on üks võte, käsiväärus, see tuleb mul väga hästi välja. Ja kui suured su eesmärgid on spordis, et tahaksid sa ka kunagi jõuda olümpiamängudele nagu Kristjan Palusalu? Tahaksin saada olümpiavõitjaks. No poisid, kuidas teie nimed on? Juhan, Robi. Juhan ja Robi. No käite maadlustrennis. Kuidas te siia sattusite? Minule ma käisin ennem teises trennis, aga seal polnud väikseid lapsi ja tulin siia trenni. Mis võtteid te juba oskate? Kas oskate näiteks mingit... Nupuvõtet. Okei, äkki näitad ette, kuidas see käib? Tule Ester! No väga tublid. Kuulge, poisid, Kristjan Palusalu näiteks on 2-kordne olümpiavõitjad. Tahate te ka jõuda kuskile kõrgele spordis? Mis su eesmärk on spordis, kui kõrgele sa jõuda tahad? Mis eesmärk on? Eesmärk on see, et tahaksid saada ka maailmameistriks, olümpiavõitjaks või midagi sellist? Olümpiavõitjaks. No siin 7. aprillil on tulemas tähtis võistlus ja Lätist, Leedust, Venemaalt ja Soomest on siis need vastased, et kuidas Eesti poisid võrreldes nendega on? No ütleme, et noorte klassis on Soomes väga tugev tase. Tavaliselt on niimoodi, et kui nii vaadata läbi aegade, ikka eestlastel on päris raske nendega.
ja samamoodi on nüüd lätlased küllaltki ja leedulased on väga tugevad. Aga me loodame ikkagi hakkama saada nendega. Kristjan Palusalu mälestusvõistlused noortele Kreeka-Rooma maadluses toimuvad 7. aprillil TTÜ spordihoones ning on pealtvaatajatele tasuta. Ja nagu saate alguses lubatud, siis saate lõpus me loosime välja ka selle Euro 2012 finaalturniiri ametliku jalgpalli ja kõik need, kes on siis Facebookis laikinud meie seda lehte, saavad siis osaleda loosis. Jaan, ole hea, võta siis üks õnnelik välja, kes siis selle palli omale saab. Ja võitja on Anu Kungla. Suurepärane. Palju õnne võitjale. Palju õnne võitjale ja võitjaga võetakse siis ühendust ja soovitame siis kõikidele külastada ka meie Facebooki lehekülge. Jah, sest seal on üleval kõik meie eksperimendid ja ka seekordne eksperiment, kus me käisime kurlingut mängimas, saab kindlasti sinna peagi üles ja meie saadet jääbki nüüd lõpetama videoklipp Jeti jäähallist ja kohtume taas juba järgmisel esmaspäeval kell 9:30. Head õhtut. Nägemist. Oleme tulnud siis siia Jeti jäähalli ja tõepoolest kurling, ala, mis on teatavasti ka olümpiaala ja spordisõprade järjekordne eksperiment on siin aset leidmas, aga meil on tegelikult väga kõrged eesmärgid. Tahame kõigepealt tulla Eesti meistriks, siis Euroopa meistriks, siis juba maailmameistriks ja siis jõuda loomulikult 2014. aastal Sotši olümpiamängudele. Sellised väiksed eesmärgid meil ja vaadates, kuidas Jaanil asi läheb, siis on meil täitsa lootust. Muidu vääratakse nagu sellise ristapuuga, mis meenutab natukene nagu sellist akna pesemise harja, siis siin nurga taga on üks natuke suurem ja lõpus. Kui mäng juba enam nii põnev ei ole ja meil edu suur on, siis ma võtan selle harja ja vaatame, kas teeb asja paremaks või mitte. See on täpselt keskel, nii nagu noole mängus viskad nagu 10-sse. Seda nimetatakse nüüd, et sa oled nagu saanud täpselt keskel. No selles mõttes olgem ausad, et õnn on täna olnud vastaste poolel ja kuigi öeldakse, et õnn on tugevamate poolel, siis ei tea, kas täna see ta ei tea, kas see kurlingus kehtib, vaata, ega seal ei peagi seda jõudu nii väga vaja ei ole. Jõud vaadake on ju mass korda kiirendus, aga siin nagu seda väga ei saa nagu rakendada. Okei, see kiirendus tõesti saab pakkudelt ära tõmme ja kõik, aga ma ei tea, kas see, nagu see mass nii väga siin midagi loeb ja see, et me tugevamad oleme, vist ei ole. Siin ikkagi loeb see osavus väga palju. Ja vastastel on tõesti täna väga vedanud, olgem ausad, et siin viimase kiviga viskad täpselt keskele ja teise kivi eest ära, et seda juhtu just iga päev. No kui ma õieti mäletan, siis Gert Kanteril oli vist teine lugu, et esimesed 43 võistlus, mis ta tegi Virgilius Alekna vastu, ta kaotas ja siis 44. korral ta võitis Virgilius Aleknat ja meie tegelikult lähme sama taktikaga nüüd jätkame ja tahaks minna nüüd Eesti meistrivõistlustele järgmisel aastal, teeme natuke vahepeal trenni ja kuigi seekord meil oli suht nutune kaotus, siis ega me sellest ei lase nagu pead norgu ja jätkame. Kui me tahaksime Eesti meistrivõistlustel osaleda, et kuidas on, kui palju me peame selleks trenni tegema? Selles mõttes, et nüüd konkurentsi pakkuda peate ikka veidi vaeva nägema, aga kui te sügisel hakkab hooaeg ja kui te siis pihta hakkate, meistrivõistlused toimuvad veebruaris, märtsis, et siis saate vormi küll, ma arvan, selleks ajaks. No igal juhul edu teile, mehed, ja loodame, et kui meie ei jõua olümpiale, siis vähemasti teie. Aga meie eksperimendid kahtlemata jätkuvad ja tegelikult meil on plaanis jää peale veel tulla ja proovida ära ka jäähoki ja ma tean, et Maksim eriti uisutaja ei ole, elus korra vist on proovinud uisked. Selles mõttes meil saab nalja seal palju rohkem kui siin, aga eksperimente on veel plaanis siin käsipallis, võrkpallis ja nii edasi, nii et küll võidud hakkavad ka tulema. Kindlasti, et eelmine kord ju saime esimese võidu kätte ja küll tulevad ka järgmised. Just, järgmiste võitudeni.